elame igal juhul muutuste ajas. Ja see, osad muutused on juba käinud kohe aasta alguseski, kas või mõtled Venezuelatki ja äkki tehakse neid selliseid muudatusi ja ma usun sedasi, et need muutused, mis on riikidele ja rahvastele, on sellel aastal on tegelikult veel ees, sest et aasta on veel noor, 1 kuu oleme elanud ja oleme teise alguses ja see on nii, et teatud hetkel jõuavad kätte tegelikult need ajad, kus muutused jälle tulevad ja siis tuleb neid tavaliselt tuleb hulgi. Aga täna on nii, et ma olen Joosua raamatu kaudu ja tegelikult ühes väga suures muutuse ajas olen seda raamatut lugenud ja tahan täna nagu jagada neid mõtteid, mida sealt olen leidnud ja sellepärast ma usun, et sealt on õppida tegelikult palju, nii nagu Jumala sõnast on õppida. Sest et see oli tegelikult väga suur muutus Iisraeli rahvale. Põhimõtteliselt oli see nii, et rahvas sai vabaks ja siis saab omale maale ja just kuidas ta selle oma maa nagu kätte sai. Ja ma mõtlen nagu sellises kahes mõttes ka, et üks asi on see, et meie mõtleme siin praegusel hetkel, et vabariigi aastapäev on tulemas ja võime riigi peale mõelda, aga teine asi on ka väga tähtis on mõelda just iseendi peale, kes me oleme Jumala lapsed. Kui me saame vabaks, kuidas seda vabadust hoida, kuidas selles püsida, seda on vaja tegelikult saavutada ja küsimus on ka veel selles, et kui sealt Joosua raamatust loeme, et ega see kogu see rahvas ei olnud väga innukas tegelikult seda tõotatud maad ka vallutama ega võtma. Seal olid osad, kes olid hästi innukad. Näiteks Kaalep oli väga innukas. Ta oli küll siis, ma ei tea, kas juba 84 aastat või palju ta vana juba oli, nagu selleks hetkeks, kui ta seal võitlema läks. Aga tema ütles, et ma tahan. Ja ta tahtis saada ikka sellist kohta, kus ikka oli võidelda. Et ta ei võtnud kerget kohta. Ja seal olid 7 suguharu, kes võtsid tegelikult väga loiult. Ja siis on niimoodi, et Joosua pidi nendele ütlema, et kuule, käige maa läbi, pange kõik kirja need värgid ja kui te ise ei oska nagu teistmoodi nagu tahta siit midagi nagu kätte saada, siis ma lihtsalt heidan teile liisku. Ja 7 suguharu said nagu otseselt sellise liisu kaudu tegelikult nagu endale need paigad ja kohad. Sest et ei olnud sellist hakkamist. Ja ma usun sedasi, et me Jumala lastena oleme samasugused, tuleme nagu päästmisele ja võiks ütelda, tuleme nagu läbi Jordani ka juba, tuleme üle ka ära sealt ja tuleme ristimiselt ka läbi. Aga edasi, vahet ei ole, läheb see usuelu, kuidas läheb. Kas antakse tükki või ei anta mulle seda tõotatud maast kätte või ütleme, et ei tohi selles nagu loid olla, sa pead nagu oma osa kätte saama ja saavutama. Ja sellest Joosua raamatust on tegelikult nagu väga õppida mitmeid selliseid asju, kus ilmad lihtsalt lahti lähevad ja ma usun, et see tuleb täna meile õnnistuseks. Ja üldse, ütleme, et ma tegingi nii, et ma olen lugenud ühtepidi ja teistpidi seda ja eks ma nüüd räägin ka ja mõtlesin, et teen nagu teatud selliste gruppide kaupa nagu mõned mõtted, mida ma nagu olen kätte saanud. Ja nii nagu siin natukese asjad olen kirja saanud. Üks on selline huvitav asi. Põhimõtteliselt on niimoodi, et on seotud inimestega ja nende elueaga ja nende, kuidas ütelda, isegi nende surmaga. Ja ütleme, et ma võtan ühe sellise huvitava momendi ja see on Joosua raamatu 20. peatükist, hakkan nagu selle koha pealt pihta. Joosua 26. Ja seal on jutt pelgulinnadest. Tallinnas on ka pelgulinn, aga ma ei tea, see pole vist nende reeglite järgi, aga ütleme need pelgulinnad, mis ütleme siin Vanas Testamendis, need olid mõeldud nagu nendele inimestele, kes olid kogemata kellegi inimese tapnud. Ütleme, nagu võib-olla autojuht praegusel hetkel, et sõidad otsa, teine saab surma, siis oli sul selline võimalus, et sa võisid pelgulinna ära minna ja seal sind tegelikult varjati. Aga seal oli üks huvitav nagu reegel ja see on 20. peatüki 6. salmis. Ta elagu selles linnas, kuni ta on seisnud kohtus koguduse ees, kuni selleaegse ülempreestri surmani. Siis võib tapja minna tagasi ja tulla oma linna ja kotta, linna, kus ta oli põgenenud. Vaata, ülempreestri surmaga oli tegelikult seotud selles pelgulinnas viibimise aeg. Kas oli pikk või lühike, kunagi ei tea, millal see ülempreester ära sureb, eks. Aga nüüd põhimõtteliselt see oli seotud ühe isiku elu ja surmaga. Kui ma lugesin seda, ma sain kohe selle pildi, aga kui meie ülempreester Jeesus suri, me saime vabaks. Kuni tema surmani. See Jeesuse surm on toimunud ja vaata, ütleme, ja sellepärast on meile tegelikult on see vabadus juba tegelikult välja kuulutatud.
ja sellepärast igaüks, kes me tuleme, me oleme nagu vabad kohe selle tõttu, et meie ülempreester on juba surnud. aga ütleme, et ja siis on samamoodi, ütleme, võime selle mõtte veel edasi võtta sealt, et Mooses ju suri tegelikult, eks. vaata, Mooses suri ja siis tuli tõotatud maale minek, uus juht, Joosua, võtab ameti üle ja niimoodi tuleb selle rahva minek. Jesaja raamatu 6. peatükis on räägitud sellest, et kui Ussia suri, siis on Jesajal see kogemus, kus ta tegelikult on, ütleme, issand kõnetab teda ja ta näeb seda taevast olukorda ja siis teda läkitatakse välja. Ja sellepärast on see niimoodi, et tegelikult on niimoodi, et ma ei tea, mis siin selles maailmas on, kas mõned, ütleme, kuningad kõrvaldatakse või mõned surevad või kuidas need asjad käivad, neid asju võib olla ka sellel aastal niimoodi, igal juhul need toovad tegelikult muutusi. Ja sellepärast ma mõtlen sedasi, et tegelikult on nii, kui aus olla, iga meie inimese tegelikult elu ja lahkumine toob muutuse. Midagi muutub igal juhul. Kui meie oleme kadunud, siis need reeglid, ütleme, mida meie nagu võib-olla pidasime kuskil, need kohe nagu hetkega tegelikult muutuvad ja kaovad. Ja sellepärast on see nii, et see on huvitav tähelepanek nagu selle koha pealt. Ja Jeesuse lapsepõlves oli samamoodi, et kui Herodes suri, siis said tagasi Egiptusest tulla, sest et Herodes otsis tema surma. Ja seal Apostlite tegude raamatu mitmes, see on 12. peatükk on, veel kord seal on jutu nüüd teisest Herodesest, kui tema seal suri ja ei andnud au Jumalale, siis on öeldud sedasi, et pärast seda tegelikult toimus koguduse võimas kasv. Ja sellepärast on see niimoodi, et nagu Venemaa koha pealt räägitakse, et kui Lenin ükskord maha maetakse, et siis tuleb suur ärkamine. Vaata, selle mehe matuseid veel pole toimunud. Sellepärast, et ta on ikka seal mausoleumis veel ja sellepärast, et inimene peab ju mulda saama. Aga ta pole veel mulda saanud. Ja ka need profeteeringud ja asjad on selle koha pealt on ka, et kui tuleb nagu see muutused kätte, siis ütleme just ka inimeste nagu sellise olemise kaudu. Ja see on täiesti kindel, et see, isegi see surnukeha, kes on niimoodi keset seda linna seal seisab, ta hoiab tegelikult nagu seda oma mõju selles paigas igal juhul täielikult alles. Sellepärast, et ta on jäetud sinna mõjuma. Ja ta, sellisel moel ta on seal mõjumas. Aga kiitus Jumalale, et täna võime nagu ühe sellise mõtte nagu leida ja vaata, kui huvitav on tegelikult, kui Jumal hakkab meile neid asju nagu avama oma sõnast. Nii et muutuste aeg, aga see muutuste aeg on seotud just inimestega, isikutega, nendega, kes valitsevad ja nende eludega ja nende elupikkustega ja kõige sellega. Aga nüüd lähen nagu tagasi selle Joosua raamatu nagu alguse juurde ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kui see rahvas läheb sinna tõotatud maa poole juba ja hakkavad varsti üle Jordani minema, siis on see selline, et kõigepealt valmistatakse juhti ette, Joosua peab olema hästi vahva ja tugev, ta peab väga pidama Jumala seadusest lugu, see peab olema tema suus igal päeval ja ööl ja et ta peaks hoolsasti kõike seda, mis on kirja pandud ja nii, et tuletatakse talle seda meelde. Muidugi seal on väga olulised asjad. Jumal tõotab Joosale, et ta on tema ka. Ja seal ütleme, et kui seal tuleb see moment, kus see paljastatud mõõgaga mees on tema juures, see on 5. peatüki lõpus, siis see oli nagu selline otsene tegelikult nagu kinnitus, see oli nägemus, et issanda sõjaväevürst oli sellel hetkel oli seal, sest nad läksid maad võtma ja nüüd on selline küsimus, et et issand ütleb, ma olen sinuga, aga ta sai sellise nägemuse kaudu tegelikult veel väga tugeva kogemuse. Issanda sõjaväevürst ütles Joosule, võta jalatsid jalast paik, kus sa seisad, on püha ja Joosua tegi nõnda, see oli väga tegelikult selline püha hetk. Seal, ma usun sedasi, Joosua teadis väga hästi sedasi, et kui Mooses kohtus põõsa juures seal Jumalaga, siis samamoodi oli nii, võta kingad jalast ja see oli Jumalaga tegelikult kohtumine, mis seal ka toimus. Ja see oli kinnituseks väga ju tegelikult oluline ja vajalik, sellepärast, et Jordanist oli üle mindud ja ütleme, Paasa püha peetud ja ümberlõikamised tehtud aga tegelikult oli nüüd, ütleme, Jerik oli juba ka langenud, eks, selleks hetkeks, ei olnud Jeriku langenud, kohe see Jeriku just langes, vabandust, eks. Ja sellepärast oli nii, et võitlused seisid ees ja seda kinnitust oli niivõrd vaja. Teate, kinnitused tulevad õigel ajal, nii nagu siit tähele paneme. Nii et kiitus Jumalale, et saame õppida, kuidas need muutused ja asjad käivad. Nüüd järgmine niisugused paar asja, millele tähelepanu juhin. Vaata, kuskil on hirm
ja kuskil on tegelikult sündinud väga suur selline ühtsus ja üksmeel ja vaata, Iisraeli rahvas oli selleks hetkeks no nii üksmeelne, nad ütlevad Joosuale, esimene peatükk lõpeb, et me teeme 16 salm näiteks kuskil, et seal nad vastasid, me teeme kõik, mis sa käsid, me läheme igale poole, kuhu sa meid läkitad. Ja siis on nii, et ja me tahame kuulata sind ja nad olid väga kuulekad. Vaata, kui nad esimest korda seal tõotatud maa piiri peal olid, siis nad nutsid, ei, me taha minna ja ulgusid selleks, et me ei lähe. Aga nüüd oli niimoodi, et 40 aastat oli mööda läinud ja nüüd oli kindel otsus, et me läheme ja teeme kõik ja noh, ütleme, see oli täiesti teine olukord. Nendel oli, noh, ütleme, väga suur rahva ühtsus ja valmisolek oli selleks hetkeks. Aga kus kohas oli hirm? Hirm oli tõotatud maal. Hirm oli väga suur, oli tegelikult Jeerikos ja nende inimeste südamed olid arad ja nendel ei olnud vastupanu, absoluutselt, kui me seda loeme seal näiteks 2:9, räägitakse sellest hirmust, ma tean, et issand on andnud selle maa teile ja et meid on vallanud hirm teie ees ja teie ees värisevad kõik maaelanikud, Rahab, räägib nendele maakuulajatele seda. 11. salm, kui me seda kuulsime, siis läksid meie südamed araks ja kelleski pole enam vastupanu vaimu teie ees, sest issand, teie Jumal on ülal taevas ja all maa peal. Ütleme, et selline oli see rahva olukord. Kui me praegusel hetkel, mõtleme selle aasta algust, et kui Venezuelas, ütleme, see nende juht ära rööviti seal, siis vastupanu oli 0. Absoluutselt vastupanu, ainult ihukaitsjad olid, kes seal tegutsesid, aga ütleme, terve sõjavägi ja kõik vaikis. Vastupanu ei olnud. See oli saavutatud samamoodi, et ei olnud seda vastupanu vaimu. Mismoodi see oli saavutatud, oli see hirm või oli see midagi muud, aga igal juhul oli see selline olukord, et nii ta tegelikult oli. Ja nüüd, kallid, me näeme sedasi, et võtta, et kuskil on hirm ja siis, kes on hirmu ja kartust täis, teadke seda, et varsti olete vangis, varsti olete langenud, sellepärast, et võtta, siit on väga selgelt näha. Need, kes olid jälle usku ja julgust täis, need varsti võtavad kõik üle. Ja sellepärast on see niimoodi, et mis valitseb meie maal? Ahah, see on väga tegelikult selline küsimus, ma usun, et paljudel on kartus. Nad tõmbavad tegelikult sellega ligi kaotuse, sest sellel mitte midagi muud ei ole. Aga ma usun sedasi, et meie, kes me täna siin istume, mis hirmu meil siin on? Mitte mingisugust. Me issand valitseb. Kõik on tegelikult tema käes. Täna palume seda ka, et Jumala tahtmine sündi, kus on kõige parem. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei pea mitte midagi tegelikult, ütleme, nagu kartma, sellepärast, et meie isa valitseb kõigi nende olukordade üle. Ka kõigis nendes olukordades, et ütleme, Joosu ja Kaalep jäid usku 40 aastat tagasi, sellest sündmusest, millest me siin räägime, kui teised kõik tegelikult keeldusid. Nemad jäid usku ja nemad säilitasid oma usu ja nemad läksid sellele tõotatud maale. Ja sellepärast on see nii, et täna on meie asi ka lihtsalt olla usus, kas teised usuvad või usu, kas teised värisevad või ei värise, vahet ei ole sellega, mida nemad teevad. Meie asi on tegelikult olla issandas kindlad ja julged, sest issand on meiega. Ja nii on. Siis ütleme, et üks asi, mis seal tõotatud maa vallutamise juures paistab nagu silma, et need, kes ka kardavad, need tegelikult hakkavad tegema omavahel ka liitusid, sest et kui hiljem seal loeme, näiteks 9. peatükis, et 9. peatüki alguses, ma võtan nagu selle ühe niisuguse mõtte kokku, nagu hirmumõtted. Ei, siin on tegelikult juba see kibönlaste kavalus on ka selles peatükis, aga nüüd on niimoodi, et see sobib siia ka see näide. Sest et vaata, seal oli see ühed, kes seal kavaldasid ära, ütleme selle Joosua ja ütleme ja need kibenlased ja said nende hulka nagu oma kavalusega. Aga teised tegelikult, ütleme need, kes seal, kuningad, kes seal olid, need tegelikult said väga vihaseks selle peale, et ühed niimoodi sõlmisid nagu juba sellise rahulepingu ja jäävad nende keskel elama. Ja siis on pärast hiljem need teised kuningad võtavad kampa, nad liituvad ja sõdivad ka just kibenlaste vastu. Ja sellepärast on see niimoodi, et jälle koht mõelda, mis siin maailmas praegusel hetkel toimub, ühed suured liitumised, kambad tõmbavad kokku. Need, kes on hirmu täis, need teevad oma kambad. Need teevad nende vastu, kes kellega mingil määral on sõbred. Kui sa oled kellegi sõber, kuule, siis me sõdime sinu vastu sellepärast, et sa kuskil sõber oled. Ja ütleme, et täielik analoogia, kui ma seda piiblit loen, ma näen sedasi, et meil on ainult õppida Jumala sõnast, kuidas need asjad käivad. Ja ütleme, et sellised need asjad käivad ja siis ongi nii, et lõpuks juhtub see, et need, kes seal need hirmu täis on, ja teiste vastu hakkavad seal sõdima, aga ütleme siis Iisraeli vastu ja ka siis selle Gibeoni vastu, siis nemad tegelikult aitavad üksteist hävitada.
juhtub nagu see lugu ja sellepärast ei ole nagu päris seda ühte meelt ja tekib nagu selline segadus seal. Me näeme seal 10. peatükis on väga selgelt räägitud, et issand viis nad väga suurde segadusse, valmistab väga suure kaotuse, lisaks sellele on seal suur rahe tuleb, mis tapab neid inimesi seal, et loodus tuleb samamoodi nagu sellel hetkel appi, ütleme, et ka kõik need asjad. Ja sellepärast me näeme sedasi, et on väga tugev analoogia praegusel hetkel siin selles maailmas ka sellel aastal, sest et ega loodus on ka parasjagu mässamas ja sellepärast ta sõdib samamoodi. Ja need kaod, mis on paljudel maadel praegusel hetkel, need miljardid, mis tegelikult lähevad lihtsalt nende loodusõnnetustega koos, need on nagu üks sõdimine kõik nagu selles sõja ajas, mis siin selles maailmas praegusel hetkel on. Ja ütleme, et ja seal on Joosua 24. peatükis, kui ta kordab nagu seadust, see on nagu ajaloo meelde tuletamine, mis on ka väga tähtis, hiljem võib-olla mõne mõtte selle koha pealt ka ütlen veel. Aga siis on niimoodi, et issand tõi tegelikult väga suure masenduse tegelikult nende inimeste peale. Tema tegelikult oli see, kes selle tegi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et tegelikult Jumal on väga tegelikult tegutsemas siin selles maailmas. Ja midagi teha ei ole, et ega me vahest ei saagi, ütleme, neid inimesi nagu päriselt aidata, kellele Jumal selle masenduse on ka siis peale toonud. Lihtsalt nad ongi sellises õnnetusolukorras. Mis sellel ajal sünnib? Ütleme, püüame neid ka praegusel hetkel kuidagi natukene loetleda. Sünnib väga palju tegelikult mälestusmärke. Mälestusmärgid on jälle sellised objektid, et ütleme, et millega sõditakse. Aeg-ajalt pannakse, vaata, meil on ju niimoodi, et pannakse üles ja võetakse maha, eks, et oli need Munamäel vabadussõja omad, tõmmati maha, pandi üles nüüd jälle ja ütleme, oli Rõuges ja kes me neid lugusid mäletame, et kuidas need käisid, et pannakse üles, vahepeal tõmmatakse maha, pannakse uuesti üles, kui hästi läheb, eks mõni on järgi jäänud, mõni tehakse uuesti, ütleme sellised. Aga nüüd sellel perioodil samamoodi sünnivad tegelikult mälestusmärgid. Millised mälestusmärgid sündisid? Kui nad tulid Jordanist läbi, siis Jumal ütleb, nüüd on niimoodi, et iga suguharu võtku ühe kivi ja kui nad olid seal Gilgalis ja võtate need 12 kivi sealt jõe keskelt Jordanist pidid võtma, see oli suurveeaeg, muidu see oli jälle seda hirmu ja masendust toov asi üldse, et suurvee ajal jõgi läks kuivaks ja nad said tulla läbi. Ja nende hirmu põhjused, kui tuletame veel natukese meelde, olid see, kui nad merest olid läbi, see oli 40 aastat tagasi sündmus, mäletati väga hästi. Nad mäletavad seda, kuidas Sihon ja Oog, need kuningad võideti, see oli veel Moosese ajal, need olid kõik tegelikult nagu selleks hirmu põhjuseks. Ja nüüd on niimoodi, aga Jumal ütles, et teeme nüüd mälestusmärgi, teevad selle, need kivihunnikud seal Gilgalis teevad sinna. Aga me teame seda, ütleme, et seal varsti tuleb üks uus, ütleme, pärast Jeriko vallutamist tuleb see Aakori org ja seal on see Aakan, kes seal varastas. Ütleme, oli keelatud, et Jerikost ei tohi mitte kui midagi võtta. Et kõik kuulub hävitamisele, ütleme sellised, inimene ei tohtinud võtta, seal ütleme seda metalli võis, seda kulda hõbedat, seal oli jumala varandust hulka, mida võis, aga inimesed ise ei tohtinud, eks, mitte kui midagi võtta. Nüüd, aga tema võttis ja varastas. Aga mida me praegusel hetkel nagu selles sõjaperioodides näeme? Üks suur varastamine käib, üks suur needuste tõmbamine käib praegusel hetkel. Ükstapuha, mis pooled, kes seal sõdivad, varastavad kõik, kes saavad. Ja siis, kui on veel, ütleme, kui sõda käimas, siis maratöörid varastavad ka veel. Nii et ütleme, see on see üks jukene, vaata, see on selline asi. Suhteliselt võiks ütelda, Iisraelis oli kord majas, sest seal oli ainult üks mees, Aakan, kes sellel hetkel jäi nagu vahele. Ta jäigi vahele, sest Jumal ütles, et mina ei ole enam teiega. Te olete lepingut rikkunud ja sellepärast mina ei ole teiega. Ja sellepärast on kallid. Ärge varastage, kui te sõjas olete, siis Jumal ei ole meiega. Ja sellepärast, aga vaata, see on praegusel hetkel on niimoodi, et inimesed juba mõtlevad selle peale, et tuleb suur segadusaeg. Vaata, sellel ajal on hea igasugu asju korraldada, et kes siis aru saab, kus kohast midagi tõmmati, tead. Jumal saab kõik aru. Täna tuletame seda meelde ja sellepärast on see hoiatav sõna selle koha pealt, et kui keegi siin Eestimaal peaks ka sellise mõttega olema, ära tõmba meile õnnetust meie rahvale peale. Ja sellepärast oled sa suur ülemus või oled sa lihtne inimene, selliste asjadega tegelda ei tohi, sest et Jumal ütles, et kõik praegusel hetkel, nad lähevad haid vallutama, mõtlevad, et siin on palju ei ole vaja, 2-3 meest lähme, tead, võtame see väike linn, nagu Võru linn, 12 000 oli neid seal, keda nad seal siis vallutasid seal, et et see pole midagi, et lähme teeme seal asja lihtsalt ära. Eerik oli suur ja tugev linn ja said ju hakkama, sest Jumal aitas. Aga me näeme, tulevad tagasi, 36 inimest saab surma ja nad tulevad suure nutuga tegelikult tagasi, mis on juhtunud. Ja siis Jumal hakkab avama, ütleb, kuule, praegusel hetkel on niimoodi, et patt on leeris, te olete varastanud ja sellepärast on praegusel hetkel nii, et mina lihtsalt teiega ei ole ja see õnnetus on.
noh, liisuga tuuakse see välja jälle seal, kes on liisk, langeb ja noh, kuni Haakanani ja ta tunnistab üles ja vaata, ja ta tõmbas tegelikult õnnetuse kogu rahvale sellel hetkel kaela, aga eriti oma perele. Ja jälle sai tegelikult üks kivihunnik tehtud, sellepärast et inimesed pildusid sinna suure kivihunniku tegelikult peale. No seal, ütleme seal 10. peatükis, kus ma korraks juba olin, kes tulid sinna kibenlaste vastu sõdima ja kui, no ütleme, Joosua seal sõdib ja kui päike seisab paigal ja no ütleme, see koht, kus on, siis oli niimoodi, et 5 kuningat pugesid koopasse peitu. Ja siis oli niimoodi, et noh, et ütleme, need olid peitus, kui nad, siis olid, et paneme sinna koopa ette need kivihunniku ette. Ja no praegu on ka neid koopaid, kus nad maal on, need suured tähtsad. Need on tehtud, osa tehti nõukogude ajal valmis. Mõtlen, kui loed, mul tuleb naer peale vahest, ma mõtlen, et jumal, et kuidas seda Joosa raamatust loed kõike seda välja. Need on nagu rotid kuskil maale peitu pugenud ära, tead, eks, et just need suured ülemused, eks. Ja need 5 kuningat on seal oma punkris kuskil, võiks ütelda, noh, ütleme, siin on koopas räägitud, aga noh, praegu on nagu ise tehtud. Seal olid, noh, ütleme, nagu looduslikult, ütleme, need koopad tekkinud. Ja noh, pannakse alguses kinni lihtsalt, no hiljem muidugi toodi välja, kui see juba see võitlus käis, neid poodi ülesse ja pandi uuesti koopasse tagasi. Ja jälle kuhjati kivihunnik peale. Üks kivihunnik tuli sinna jälle. Ja tead, kui mina mõtlesin, no on aga neid mälestusmärke, mis tuleb. Ja tead, ega siis on nüüd niimoodi nende mälestusmärkidega on ju nii. No kes meid siis tunnistada tahab neid mälestusmärki? Tuleb uus valitsus, ütleb, et kuule, selle mälestusmärgi koristame ära, et meile see ei meeldi, et te siukest asja meelde tuletate. Tead, et teeme jälle selle platsi puhtaks, aga me näeme, sellel hetkel on niimoodi, et need lihtsalt nagu sellisel moel sünnivad. No põhimõtteliselt sündis Jerikust üks selline mälestusmärk ja samamoodi Aist ja kui need seal ära vallutati ja ühed kivihunnikud nad olid. Ja sellepärast ega tegelikult on niimoodi, et sõda jätab väga palju tegelikult mälestusmärke, mida on pärast ikka tükk aega tegelikult koristada. Sellepärast, et ikkagi, kui me seda näeme, meie näeme praegusel hetkel piltide pealt, neid kivihunnikuid, mis lihtsalt muutuvad varemateks. No küll on hea, et sõnajalad omal laulsid seda, me taastame need laastatud linnad ja ehitame need üles ja sellepärast on see nõnda, et kiitus Jumalale. Aga lihtsalt see pilt. Mina ütlen, me oleme muutuste ajas, väga võimas on tegelikult lugeda lihtsalt seda, kuidas need asjad on käinud läbi aegade ja kuidas need mälestusmärgid tekivad, millega hiljem vahest siis ka sõdimiseks läheb. No nii, jätame need kivihunnikud sinna paika, aga nüüd mõtleme inimeste peale. Ütleme, et seal Jerikust pääseb üks pere, ütleme sellest, ütleme Jeriku rahvast. On Rahab, tema, kes oli tegelikult võtnud maakuulajaid vastu ja nüüd on niimoodi, et kes võtab vastu prohveti, ta prohveti nime tõttu saab prohveti palga, kes võtab õige vastu, ta õige nime tõttu saab õige palga, kes võttis need maakuulajad vastu, kellele tegelikult Jumal oli andnud selle maa, see oli suur julgustükk. Sa tegelikult ju tegelesid vastaspoolega, sa olid nagu äraandja. No ega talle käidi kallale ka seal, et kuule, et tunnista üles, kus need mehed on, peitis ju ära. Ja ei anna välja neid seal, eks, ja tegelikult nagu märgati, ütleme seda, et tema juurde tuldi ja ütleme, täielik selline ohtlik olukord oli. Aga tegelikult ta kauples välja oma perele ja kõigile pääsemise. Ja sellepärast nii see on, et kes teise maailmasõja ajal kaitsesid juute, peitsid neid ära. Nad tegelikult tõid õnnistust. Rootsi tõi endale väga palju õnnistust, nad tegid seda. Ütleme, et just, et oli see Wallenberg või kes tegid tegelikult ikkagi neid olulisi asju tegelikult, eks, et nad tõid tegelikult õnnistusi, kui nad kaitsesid tegelikult neid, keda surma viiakse. Ja sellepärast oli sellel hetkel oli niimoodi, et Jumal andis oma tasu sellele perele, sest nad kõik tegelikult pääsesid. Ja sellepärast on meil tegelikult õppida selle koha pealt, et vaata, me peame olema julged tegelikult Jumalas. Ja sellepärast, et vaata, muutused on. Ja Rahab oli sammuke sees. Ta oli juba, kuidas ütelda, ta oli juba uue valitsuse poolt. Ja sellepärast, ja ta sai aru, aga mis mul nendega koos on olla vaja, need, kes siin niikuinii värisevad kõik, tead, eks. Et parem lähen nende julget hulka juba praegusel hetkel ja küsin sinna koha. No sa mõtled, ta sai veel Jeesuse sugupuusse ka. No ikka abielud ja värgid tulid väga hästi seal kõik veel, et ikka, kui seda mõelda, kuidas see naine tegelikult leidis koha ja ütleme, ja sellepärast on niimoodi, et aga ma saan saada see aru, et Jumal lihtsalt tahtis, et kuule, mulle meeldib, et minu poja suguvõsas on üks selline julge naine. Et siin on julgust vaja, sest et Jeesus pidi ka julgena siin maa peal inimesena ka elama. Aga sinna suguvõsasse oli seda julgust vaja juba süstida ja Rahab tõi selle liini juba tugevalt tegelikult sisse. Ja küll see läks seal nende geenidega edasi, nii kuidas seda tarvis oli ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal teab kõike seda, mida on vaja.
ja no ütleme, et isegi see geenideks, aga vaata need suguvõsade lood, kõik need asjad, mis on räägitud, need on julgustuseks tegelikult alati, kui need lihtsalt jutustatakse edasi, ütleme, et seal on üks on see puhas usuline külg ja geenide külg ja kõik on tegelikult tähtis. No nii. Siis, mis asja sealt on veel õppida? Õppida on seda, et kes teevad südamed kangeks, need igal juhul langevad. No näiteks ma võtan Joosua 11:20, siin on öeldud, sest see olenes issandast, kes tegi nende südamed kangeks, nõnda, et tulid sõdima Iisraeli vastu, et neid hävitataks sootuks ja ilma, et neile armu antaks vaid just hävitataks. Ja sellepärast on see niimoodi, et võtta küsimus on nagu selles, et praegusel hetkel, et kõik sõdivad pooled, kes iganes siin on, kui nad kuuleksid seda, mida ma praegu ütlen, et kontrolli järgi, kui sul on kange süda, siis kaotaja sa oled. Sest et vaata, Jumalale meeldib neid tugevaid asju puruks lasta. Aga kui su süda on pehme ja ütleme, siis sa oled võitja. Ja lihtsalt niimoodi ongi. Ja me näeme seda, et et ütleme, kui ma hakkasin mõtlema sedasi, et kui Iisraeli sõdade peale nagu mõelda, ma mõtlen piibliomaasid, ma ei tea, oska isegi praegusel hetkel ütelda, võib-olla ähvardavad seal ka hirmsasti praegu, vahet ei ole, mis nad seal praegu teevad, olen piibli juures. Ma ei näe sedasi, et kuidas ütelda, et see oleks olnud niimoodi, et nad käiksid lõõpimas. Me näeme, et kui Iisraeli rünnati, siis tuldi ülbelt, et mis te siin olete, me võtame, kõik on meie päralt ja me teeme ära teile. Iisrael ei läinud niimoodi sõtta, isegi kui nad seal omavahel sõdisid, läksid küll karvupidi kokku, eks, ja langenud oli ka palju. Aga vaata sellist ülbust nagu sellisel hetkel nagu lihtsalt ei näe, et nad käiksid nagu lihtsalt ülbitsemas. Vaid tavaliselt oli nii, kui sõda oli, otsiti Jumalat väga ja püüti, et kuule Jumal, kui sa aitad ja Jumal oli õiglane, aitas alati, kui oli tarvis. Ja sellepärast on üks asi on väga tähtis, et võtta süda ei tohi kõvaks minna. Sellepärast on see nii, et kallid, ärme kuskil seda südant kõvaks tee. Ei tohi oma isiklikus elus teha, ei tohi abielus teha, ära tee seda koguduses, ära seda töökohas, ära kuskil seda südant kõvaks tee. Ma rääkisin sellel nädalal ühe telefonikõne või niisuguse lihtsa poisiga, kellel ei olnudki niimoodi, et on nagu piiratud arusaamine, võiks ütelda ka, on sellises asutuses, kus on. Ta ütleb, tead, ma iga kord kohe palun andeks, kui mul midagi juhtub. Tead, nii tore, kohe palun andeks. Tead, ja mina olen niimoodi, et ma alati ta telefonikõnesid vastu ei võta. Mõtlesin, kui ma nüüd eile vastu võtsin, nüüd ma saan vist õiendada, et miks mul telefoni vastu ei võta. Ei, tead, nii armsasti räägib kohe, mitte ühte pretensiooni. Nähtavasti elab ainult selles päevas, et eelmise ei mäletagi, eriti, et ma pole vastu võtnud. Täna võtsin vastu, nii õnnelik, tead. Ja sellepärast ütleb, ma kohe annan andeks. Tähendab, andis mulle ka andeks. Ja sellepärast oli see nii armas on kuulda, ära tee oma südant kõvaks. See on nii võimas tegelikult asi. Täna, kui sa kuuled häält, ära tee oma südant kõvaks. Sest et see on võimas asi. Vaata, pehme süda, see orienteerub, see näeb, see kuuleb, võiks ütelda Jumalat ja sellest on nii võimas õnnistus tegelikult. On kõva süda. Ja kes siin jovasid südameid ja kangeid mängivad, varsti me näeme, et neid lihtsalt ei ole. Nad peavad kas jalga laskma või päriselt on kadunud. Sellepärast, et nendega lihtsalt nii juhtub. No nii, siis muutuste ajas on üks asi on veel, mis on siin kirjas mul. See niisugune see kavaluse lõks. Ja vaata, kibenlased olid sellised, et need tegid ikka paraja näitemängu ära. Ja väga ohtlikud on need, kes oskavad näidendeid teha, nemad oskasid hästi teha. Ja vaata, need on ohtlikud tegelased, kes on sellised, kes näidendeid oskavad teha. Ja nad tegid selle hästi, riided vanad, leivatükid vanad, kõik on kulunud ja katkised ja nii kui ühed tõelised näitlejad olid kõik teinud ja mängisid oma rolli väga hästi. Ja sellel hetkel on nii, et kui nad tulevad sinna Joosuaga rääkima ja Joosua ei küsi ka tegelikult issanda käest ja ta teeb nendega rahu. Ja lepivad kokku, et olgu siis, et kui olete kaugelt tulnud ja armastate me Jumalat ja jutt oli püha ka. Ja teate, mis oli veel, üks kange tahtmine oli selline, nad tahtsid väga lepingusse saada. Teeme iga leping. Mina jälle, kui loen seda, mõtlesin, et ohtlik värk, kes kaupleb lepingut. Ja sellepärast on niimoodi, et kes praegu jutust nagu aru saab, siis sa võid nagu ohud üles leida, kes on lepingu kauplejad, kes kogu aeg, et lepingud peavad sündima. Ja need on sellised, et kes tegelikult tahavad oma kavalusega nagu midagi saavutada. Ja need, muidugi pärast oli nii, et kui Joosua sai aru, et petetud said, et tuli välja see asi, et nad on siin samast inimesed ja tegid meile ühe tsirkuse siin praegusel hetkel ja siis
muidugi Jooso hakkas siis needma neid, et te petsite meid, seepärast olge te nüüd neetud, 23 salm. Ärgu lõppegu iial teie hulgast sulased ja puuraiud ja veekandjad mu jumala koja tarvis. Need pandi kohe plaksti niisugusesse alamasse astmesse, no surma nendele ei räägitud, aga sellepärast, et nad olid tõotanud, et nad saavad elada nende keskel, aga sulasteks pandi. Ja no lihtsalt oli selline, aga siit on meil õppida, et peab jumala käest küsima. Ja eriti peab küsima need, et kes vahest väga suruvad nagu mingisuguseid oma lepinguid ja tahtmised, kuule, kirjuta ikka alla, siis ära kirjuta. Siis ikka, ma tahan ennem jumala käest küsida, kas mul on vaja siin midagi kirjutada praegusel hetkel või käib siin mingisugune kavaluse tsirkus praegusel hetkel. Sest et ka sellisel muutuste hetkel me näeme sedasi, et vaata, ütleme, et kus ei ole nagu aega palju nagu otsustamiseks või mõtlemiseks või ütleme, kõik, muud asjad tunduvad nagu tähtsamad. On väga lihtne sattuda ka valedesse sellistesse halbadesse lõksudesse. Aga jumal ei taha, et me mingitesse lõksudesse sattume. Ta tahab hoida meid tegelikult igasuguste püüniste eest ja nii, et meil on väga hea jumal. Ja sellepärast tuleb temaga suhelda. No nii, siis on sellised ilusad asjad, ma jätan selle rahu mõtte vist hilisemaks, see on hästi ilus. Aga ütleme, et muutuste ajas on jumal tegelikult valmis väga juhtima. Ja juhid, peaksid olema väga tegelikult jumala otsijad sellel perioodil. Me näeme sedasi, et kuidas, kui täpselt annab jumal seal, Jeeriku koha pealt juhtimised, 7 päeva käite, 7 sarve tuleb puhuda seal, eks, ja 7. päeval käite 7 korda ja muidu olete vait, aga viimane kord, kui siis öeldakse, et karjuge, siis karjute ja siis langeb ja kõik on väga täpsed juhised, kuidas see asi peab olema. Ai koha pealt nad ei teinud jumala käest mingit küsimist. Teisel korral küsisid jumal, kuidas tuleb minna, öeldi, et kõik peavad minema. Alguses lähevad 2-3 tuhandega, et lähme teeme selle ära. Hiljem oli 30 000 pandi varitsema ja muu rahvas läks linna eespoolt sinna peale jälle ja meelitas selle ai rahva sealt välja ja need tulid nendele peale. Ja siis teised tulid sinna, vallutasid teiselt poolt linna ära. Nad tegid juba selle jumala plaani järgi ja sellepärast, kallid, jumal tegelikult tahab anda täpseid juhiseid. No praegu on selline, et neid igasugu kommentaatorid, et kuidas see elu siin maa peab nagu kujuneb ja neid jutusid on palju. Tegelikult on niimoodi, et juhid, kõik riikide juhid peaksid praegusel hetkel jumalaga rääkima. Et kas on võimalust või ei ole võimalust, mis võimalused on järgi jäänud. Ja sellepärast mina ütlen, et ei ole vaja Pätsu naerda. Et Päts küsis ju lõpuks Reitsi käest, et kuule, kas on veel võimalust. Reits ütles, et ei ole enam võimalust. Mida seal enam kaupled? Kui võimalused on mööda lastud. Ja ega ainult tema sellest süüdi ei olnud. Terve see rahvas, kes oli tegelikult juba jumala vastu ülbeks läinud ja ütleme see, mis oli juba sündinud ja kes ei uskunud tegelikult, sest et ega Reits ju kuulutas seal turu peal kõikidel inimestel, kes seal kohviga ja kontidega teda pildusid ja kirikud ei tahtnud teda vastu võtta. Kõik olid ju süüdi. Ja sellepärast on nüüd ütelda, et ajame selle süü kõik Pätsu kaela, ei ole mõttes seda tänada, niimoodi mõelda. Ja sellepärast, et olime rumalad ja ei kasutanud oma võimalust. Ja sellepärast on see nii, et tegelikult on vaja saada jumala käest juhised ja jumal ütleb küll, millal on veel võimalik, aga millal on pöördumatu hetk ja sellepärast juhised on väga, väga tähtsad. Ja siis on see selline, siis tuleb maa jaotamine. Eks siin on praegusel hetkel on jälle siin samamoodi on väga terav asi, sest need kaarte joonistatakse praegusel ajal ka. Ja need on igasugused, joonistatakse nende kohtade peal, kus sõdagi ei ole, ikka joonistatakse, et kuidas need asjad kõik tulevad, sest see kaartide joonistamise aeg on praegusel hetkel ka kätte jõudnud, sest kaarte aeg-ajalt joonistatakse ringi. Aga nüüd me näeme sedasi, et selles maa jaotamises on tegelikult väga suur roll on jumalal. Ja sellepärast on see niimoodi, et jah, ma olen isegi tähele pannud, et vaata siin ka prohvetid on osad rääkinud, et kuidas territooriumid lähevad ja ütleme, et ja ma ei tea, ega need poliitikud nähtavasti need prohvetid ühegi ei kuula, aga küllap need asjad nii lähevad, kuidas jumal on plaaninud. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et vaata maa jaotamine tegelikult oli ka väga oluline, sest et kõik pidid saama nagu oma koha, sest jumal on andnud kõigile need asukohtade ajad ja rajad ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, et ühel hetkel vaata, meile ka, sündis see riik meile sellisel moel, ütleme, nagu ta sündis alguses koos Petseriga, eks. Teinekord sündis ilma Petserita, ütleme, kui nii lihtsalt ütelda, eks. Aga lihtsalt niimoodi on. Me praegu oleme ikkagi täpselt selles reaalsuses, kus antud hetkel on. Meil on kaardi peal ju 2 jooned, kus need jooksevad, eks. Sellepärast, et kuidas seal Invangorodi juurest või Jaanilinnast või kõik need jooned jooksevad. Ajad ja rajad oli nii,
ja oli teistmoodi, midagi me lihtsalt kaotasime ühel hetkel, kui see teine jagamine tuli. ja sellepärast, kallid, nii see on, et tegelikult kõige suurem selline õigus on maa jaotamisel on tegelikult on just Jumalal. Ja sellepärast ja muidugi seal ütleme, et nii kui ma ütlesin sedasi, et Kaalep oli selline, kes oli ise valmis nagu võitlema ja küsis omale seda kohta ja tema läks nende hiiglastega seal võitlema ja tema nagu ei kartnud. Et selles oli tegelikult nagu see oma osa, mida ta tegi. Aga teised, kes olid ükskõiksemad, nendele visati seal liisku ja siis nendele neid kohakesi jagati, kus nad seal olid. No nii, ütleme, et maa jagamine on üks selline mõte ja sellepärast ma ütlen, et võtame seda ka rahulikult. Ma ütlen, igas asjas ma julgustan selle kohta, palume, et Jumala tahe sünniks. Sest Jumal ei tee mitte kellegile ülekohut. Jumal armastab kõiki. Jumal armastas, ütleme, seda Petseri kloostrit selle esimese vabariigi ajal ja ta pani Eestisse varjule. Sest et Nõukogude võim ei saanud talle seal midagi kurja teha, sellepärast et Petseri klooster oli Eesti piirides sellel hetkel. See oli suur õnnistus tegelikult. See klooster ei läinud ju sellepärast üldsegi kinni, aga mitte midagi ei juhtunud. Ja lihtsalt see oli Jumala arm, et eestlastel oli õigus nagu seda paika tegelikult nagu kaitsta sellisel moel. Ja sellepärast ja kui teinekord tuleb teine aeg, kus see nagu võetakse ära, kuskil on selline, ja kas oleks praegu sellest kasu, kui see klooster oleks siin meie territooriumil? Me ühegi kloosteriga me oleme hädas. Meil lihtsalt 200 oleks meie käes ju tegelikult, ja seal on veel mehed, ühed on nunnadega võidelda, aga teistel meestega võidelda. Ega munkadega lihtsam ei ole. Ja sellepärast on see nii, et nagu mõtlema peab, et Jumal on ju targasti teinud praegusel hetkel. Meil on üks probleem ju vähem praegusel hetkel ja see ei oleks kerge probleem, kui me sellist probleemi kisuksime praegusel hetkel. Ja sellepärast juhtigu Jumal neid aegasid ja radasid ja asju. No nii. Ja nüüd ongi niimoodi, et järgmine ongi selline jälle usuelu mõte. Vaata, kui seal maa oli ära vallutatud ja see on Jooso 22. peatükis on juba selline moment, et need suguharud, 2,5 suguharu, kes jäid teisel poole Jordanit, kes ennem ütles, et me ei tahagi kaugemale minna. Osad ongi niimoodi, et vaata, osad uslikud on ka, et ega me nii nagu päris uslikud ei ole või ütleme, et me väga kaugele ei taha minna, teadeks, et me lepime siin, et hakkame sest nüüd Jordanist läbi minema, et jääme juba siiapoole. Ei nad sõdima pidid minema ja olid ausad mehed ja sõdisid ja aitasid seal ka, aga nüüd on niimoodi, et kui nad tagasi tulid, siis nad vaatasid, üks jama on. Et vaata, nüüd on see, rahvas on läinud üle Jordani, aga meil ei ole altari paika. Ja nad hakkasid tegelikult ehitama altari paika ja see 22. peatükis, ma täna räägin, saate aru niimoodi neid lugusid, mida nagu nägin, põgusalt ainult, kui tahad, loe raamat läbi, saab palju rohkem. Aga mina natukese juhin mõtteid. Ja siis on niimoodi, et nad tegelikult otsustasid, et nad teevad teisel poole Jordanit, see 2,5 suguharu. Et me teeme endale ka, need rubenlased ja gaadlased ja pool Manasse suguharu, otsustasid, et nad teevad endale ise ka ühe silmapaistvalt suure altari. See on 22:10, kus on räägitud, et nad teevad selle. Nüüd teine pool, seal ütleme, kes olid teisel pool Jordanit, need teised suguharud, need vaatasid ja ütlesid, et kuule, mis jant siin praegusel hetkel on, et nemad hakkavad tegema. Ja siis nad olid niimoodi, et ütlesid, me läheme sõtta praegusel hetkel nende vastu, et mis Jumala pilkamine ja mis Jumala vallatus see praegusel hetkel on, et te hakkate sinna midagi tegema. Aga teate, kui nüüd katsuge rahulikult üks mõte vastu võtta. Teate, nad rääkisid nii ilusasti tegelikult need rubenlased ja gaadlased ja see pool Manasse suguharu rääkisid selle asja ära. Me teeme seda oma laste pärast. Nad olid tuleviku pärast mures. Nad tegid ise tegelikult oma lastele Jumala teenimise paiga. See on otseselt oli see laste pärast oli mure. Ütles, et hiljem, teie lapsed ütlevad, et te pole mitte mingisugused õiged. Nii kui hiljem me teame, et need samarlased ja ütleme, Iisrael omavahel kogu aeg puksisid natukene, et kes on siis usklikum ja kes ei ole, teadeks. Ja siis, nemad just, me oma laste pärast teeme selle teenimise paiga ja praegusel hetkel. Ja siis nad rääkisid ja ütles, et see ei ole mitte mingisugune mäss, ei ole tegelikult issanda vastu. Ja loeme näiteks 27 salm, vaid olgu see tunnistajaks meie ja teie vahel ja meie järel tulevate põlvede vahel pärast meid, et me tahame toimetada issanda teenistust oma palge ees, oma põletus ja tapa ja tänuohvritega, et teie lapsed ei saaks edaspidi öelda meie lastele, teil ei ole issandast osa. Ja siis on niimoodi ja nad tegid täpselt selle altari kuju järgi ja kõike nagu püüdsid järgida. Ja 29, jäägu meist kaugele, et me mässaksime issanda vastu. Ja siis, kui nad, ütleme, see teine pool ära kuulis, siis nad ütlesid, see on hea,
issanda silmis. ja kui ma seda lugesin, teate, praegusel ajal on üsna palju nagu selliseid, ütleme ka selliseid kodukogudusi tekkinud. no kes teevad niisuguseid kodukogudusi, tehke oma laste pärast. Tehke see altar ikka täpselt, nii kui on vaja, vaadake seda issanda altari kuju, et see jumala teenimine oleks nagu selline, nagu see on. aga tehke seda oma laste pärast. ja sellepärast, et vaata, jumal saab aru, nagu Jeesus ütles, et mul on teisi ka, kes ei ole praegusel hetkel, aga üks hetk on see, kõik kari on koos. ja sellepärast vaata, jumal on nii suur ja temal ei ole niisugused kitsad mõtteid peas. ja sellepärast on see nii, et väga tore, ma mõtlesin, et kui Aleksei Tähevel oli see viimane, ütleme, aastapäeva tähistamine ja kus seal keeltest palvetati ja ütleme, see oratoorium 36 või mis seal siis, eks oli, ja seal oli samamoodi, et seal nende palvetajate hulgas oli niimoodi, et oli pastoreid ja oli, võiks ütelda, neid kodukoguduse pastoreid. või vähemalt ühte, keda ma nagu teadsin sedasi, et lihtsalt, et oma perega, põhimõtteliselt oma perega laulavad, teenivad jumalat ja on üsna aktiivsed, aga ma nägin sedasi, et sellel suurel peol nad olid kõik nagu lihtsalt olid koos. et see ei ole mitte mingisugune mässamine, vaid see on jumala teenimine ja nad tegid sellised ilusasti koos. ja sellepärast võtta sellise südamega, muidugi osad need, kes kuskile nurga taha hakkavad tegema, teevad mässu pärast ka. ja sellepärast tuleb ära tunda. Sa tunned ju selles, ütleme, selles teises grupis õhu, kas on mingisugune opositsioon, ütleme, sellele teisele poole Jordanit olevale rahvale või ei ole. ja kui seda ei ole, siis on okei, tead, eks. ja sellepärast on see selline, et jälle üks ilus õppimine muutuste ajal, väga, väga tähtsaid selliseid ilusaid asju tegelikult saame näha. nii et muutuste aeg, seal on uus maajaotus, seal on tegelikult täiesti uus varustus, vaata, mis tekkis samamoodi ka. sest et kui nad olid seal paasapüha Gilgalis ära pidanud, manna lõpeb ja hakkavad sööma tõotatud maaviljast. täiesti, ütleme, sa oled 40 aastat oled elanud niimoodi, võiks ütelda nagu rahavahetus. et täitsa, enam kroonid ei ole, nüüd eurot tulid, et nüüd on võib-olla veel korraks on topelthinnad, aga täielik muutus, et täiesti uut moodi peab hakkama rehkendama, et ennem oli, lähed oma kruusiga ja võtad mannat, aga mis selle kruusiga nüüd, mis tõotatud maavilja sa siin oma kruusi topid nüüd, eks. et täiesti uus on nagu äkki olukord on, eks. ja muidugi ütleme, et kui see maa sai ära vallutatud, see üks ilus asi, millest räägime, on ka, tuli rahu ja sellepärast ja siis oli vaja tegelikult õpetada seda, kuidas siis ka osata nagu elada ka selles uues olukorras. ja nii, et kiitus Jumalale, et need asjad tegelikult sünnivad ja veel kord tuletan meelde, riikide rahvaste elus, meie isiklikus usuelus ja sellepärast on see täpselt tuletatud maale, toimuvad ümberlõikamised ja asjad ära, tuleb uus varustus, saad mannast välja, saad hakata uut elu elama. Ütleme täiesti, muutused käivad. aga see sõltub nagu sellest, et ja kas sa saad nagu endale selle, nagu ütleme, selle tõotatud maatüki või ei saa, see sõltub ka sellest sinu aktiivsusest, kuidas sina nagu tegelikult ise seda siis viitsid nagu teha. ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei oleks loiud issanda töös. see on väga halvasti öeldud, kes issanda sõna järgi ka loiult teevad seda. aga nüüd on nii, et võtan nagu veel need rahukohad, sest et kuskil ma märkisin neid ka, sest see on üks huvitav asi, kuidas sellest rahust räägitakse. ja see on maa puhkas sõjast. ma usun sedasi, et need, kus on praegusel hetkel sõda, oi, kuidas nad ootaksid, et tuleks juba see rahusõnum. juba tuleks niimoodi, et nüüd on kõik. eks, et sest praegusel ajal peaks ju niimoodi olema, et uudis levib kiiresti, ütleme, ikkagi seda meedia kaudu suhteliselt on palju, sa võid oma telefonist kuulata, kui see laetud on, et kuule, rahu tuli, see oleks väga, väga võimas sõnum, kui see tuleks. ja nüüd ma võtan kõigepealt lahti 11.23, ja seal on üks kord, kus on öeldud nagu selle rahu koha pealt. 11.23. Ja siin on öeldud, ja Joosua võttis kogu maa, just nagu issand oli Moosesele öelnud, ja Joosua andis selle Iisraeli rahvale pärisosaks osade viisi vastavalt nende suguharudele ja maa puhkas sõjast. ütleme need, kes pidid olema sealt kadunud, ära aetud, neid aeti, osad seal jäid keskel elama, seal, ma ei hakka, seal teatud määral jäi neid maaelanikke ja ütleme, et seal kui me loeme seda oli, aga ütleme, et seal enam sellist vastupanu nende poolt ei olnud, nad jäid nende keskel elama, osad hakkasid tööd tegema nende jaoks ja sellepärast, aga vaata, see oli niimoodi, et ja siis juhtub nii, et ja maa puhkas sõjast. Kuidas ootab seda tegelikult Ukraina, et maa saaks hakata ükskord sõjast puhkama. Sest 4 aastat on läinud, nad ütlevad ju praegusel hetkel, et see on juba pikem kui teine maailmasõda.
mis on praegusel hetkel praegusel hetkel see sõda käimas, see on pikk sõda. me oleme nagu kõrval ja teatud mõttes nagu harjumegi nende asjadega, et seal midagi nagu kogu aeg vaikselt toimub, aga tegelikult on see päris raske ja kole ja oodatakse rahu. Nüüd Joosa 21, seal on veel need rahumõtete juurde. Ja teate, kallid, üldse on nii, et kui me tuleme Jumala juurde, siis on väga tähtis, et rahu tuleks, et meil oleks rahu Jumalaga, et rahu oleks meie südames. Issand on tõotanud, et ta annab meile rahu. Väga tähtis märk on selle koha pealt, et ikka oled tõotatud maale jõudnud ka vaimulikus mõttes, kui sa rahu saad. Ja 43 salm, rahu kogu maal on lõigu pealkirjaks pandud. Nõnda andis Issand Iisraelile kogu maa, mille ta vandega oli tõotanud anda nende vanemaile ja nad pärisid selle ning elasid seal. Ja Issand andis neile rahu ümberkaudu. Kallid, Issand annab rahu. No meil on niimoodi, et me otsime ühe kuninga käest ja teise kuninga käest ja mõni ütleb, et tema on suurem rahutegija. Tead, Issand on see, kes tegelikult seda rahu annab. Ja me näeme seda, et no ütled küll, et teen 24 tundi ja teen. No ei tee ju. Sest et Issand annab selle rahu. Ja sellepärast, kui loeme, no meil ei ole mõtet tegelikult, aga ma ütlen, et no ma ka ise lootsin, et ehk teebki mees ära selle asja. No aga no, täna peame seda ütlema, et no ei teinud. Ja paraku on see elu nii, kui see praegusel hetkel on. Aga nüüd loen Jumala sõnast, et ei tasugi mehe käest oodata, sellepärast, et Issand annab tegelikult rahu. Ja Issand andis nendele rahu ümberkaudu, nõnda nagu nende vanemaile oli ta vandega tõotanud. Ja kõigist nende vaenlastest ei suutnud ükski neile vastu seista. Issand andis kõik nende vaenlased siis nende kätte. Ja ainsatki sõna ei langenud tühja kõigest neist heast sõnadest, mis Issand oli rääkinud Iisraeli soole, vaid kõik läks täide. Ja sellepärast on kallid, täide peavad minema need asjad, mida Issand räägib. Inimesed on rääkinud palju, kuningad on rääkinud palju. Osad kuningad peavad oma sõnad ära sööma ja mitte midagi, sööge need ära ja ongi valmis. Nii nagu poliitikud ikka, et mees andis sõna ja mees võttis sõna ja võtab tagasi, tähendab selles mõttes, et ja et ja mingit probleemi ei ole. Peate selle asja üle elama. Aga mingu täide see sõna, mida Issand on rääkinud maade ja rahvaste ja kõikide meie kohta. Ja sellepärast, mida Issand on ütelnud meie kohta, mida ta on ütelnud Venemaa kohta, mida ta on ütelnud Ukraina kohta, mida ta ütleb Ameerika kohta, mida ta ütleb Gröönimaa kohta või vahet ei ole, mille kohta ta ütleb ja need Venezuelad ja värgid, no millest me praegusel hetkel kuuleme, sündi kui tegelikult Issanda tahtmine, mis tema on tegelikult rääkinud. Sest tema teab kõike, mis nendel maadel toimub ja mis seal on ja sellepärast ega me kunagi teada niikuinii neid asju ei saa. Aga Jumal teab kõike ja las ta lahendab neid asju. Ja nii, et maa sai rahu ja 23. peatükk on ka siis algusest ilusasti vist öeldud. Ja see sündis kaua aega pärast seda, kui Issand oli Iisraelile rahu andnud kõigist nende vaenlastest ümberkaudu ja kui Joos oli jäänud vanaks ja elatunuks. No ütleme, et oli juba kaua aega rahu olnud, Joos 110 aasta vanuses sureb. Aga nüüd on niimoodi, et Joosa ennem oma surma, ta teeb tegelikult ühe sellise hüvastijätu kõne. Ja see põhimõtteliselt on see niimoodi, et see on nagu selline muutuste ajas nagu selline oluline õpetus, et kuidas edasi minna. Sellepärast, et vaata, küsimus on niimoodi, et vaata, kui me saame vahest niimoodi kiiresti kuidagi selle asja kätte, aga no, mis me sellega teeme, mida me saime? Teate, mul jäi kunagi meelde, et üks poiss mu käest kunagi küsis, puuklotsi oli, me siin kuuris, tegin puutööd midagi ja ta nägi, et ilus klots oli ja küsib, et anna see klots mulle. No ja ma ütlesin, võtta, andsin ta kätte see klotsi ja asja küsib järgi, aga mis ma sellega teen? Ja siis ma ei osanud midagi ütelda. Aga miks sa seda küsisid, seda klotsi, et mis ma sellega teen? Tead, ja see mul oli tore näärukoht, aga no ma ei mäleta, kas ma panin poisi peale kohe või mitte, aga no mälestus jäi tugev. Et vaata, vahest me niimoodi oleme, me tahame, aga meil ei jooks, ma ei oska see midagi teha. Tahan vabadust saada, aga mis ma sellega peale hakkan, mitte midagi tead. Ja okei, aga nüüd on niimoodi, et aga Joosa püüdis õpetada. Ta püüdis õpetada, see on niimoodi, et ta ütleb, et kuule nüüd Jumala seadusest ei tohi kõrvale kalduda, ei paremale ega vasakule. Te olete näinud kõike seda, mis ta on teinud, kuidas ta on sõdinud teie eest ja siis see 23:11 on väga tähtis salm. Ja et olge hästi siis valvel oma hingede pärast, armastades siis Issandat oma Jumalat. No kallid, no kas me oleme hästi valvel oma hingede pärast? Või oleme, oleme kah. Või oleme hästi valvel.
aga vaata, Joosua ütleb, et teisiti ei saa. ja sellepärast ka praeguse Uue Testamendi rahvas, kes me oleme, me peame olema hästi valvel oma hingede pärast, mitte kuidagi et kuidagi oleme, et ju me hingega pääseme, et päästepalve palutud, et küll ta läheb kuidagi. ei, ta ei lähe, sellepärast Vana Testament on väga hea õppetund meile. ja teate, siis oli, Joosua tuletab meelde, ütleb, et vaata, et kui Jumal oli meiega, 10. salm on nii võimas, üks ainus mees teie hulgast ajas taga 1000. Sest issand teie Jumal sõdis teie eest ise, nagu ta oli seda teile öelnud. sa mõtle, milline 1 ja 1000 korrutada. väga võimas. Mis tegelikult võib olla? Väikestel rahvastel eriti igavene äge võiks olla, kui selline variant kehtib. Aga selle peab saavutama, et issand on meiega, siis see täpselt niimoodi on. Ja siis on niimoodi, et siis on seaduse kordamine Seekemis. 24. peatükk räägib sellest. Ja põhimõtteliselt teate, mis see on? See on tegelikult ajaloo jutustamine. Ja vaata, see on huvitav, et Iisraeli ajalugu jutustatakse piiblis palju kordi. Ütleme, et siin on näiteks, võtab Joosua kätte, räägib selle loo ära. Rääkimata seal apostlite tegusid, hiljuti lugesin Paulus ja ütleme, Stefanos on suur koht ees, jutustab tegelikult Iisraeli rahva ajalugu sellele suurkohtule. Jälle, mis jutlus, räägime selle rahva, kuidas Abrahamia kutsuti ja kuidas nad läksid ja kuidas need kõik asjad olid ja räägivad seda lugu. Ja sellepärast, kallid, ajaloo tundmine on väga tähtis. Ja mõtlen sedasi, et nagu ma täna siin enne seda jutlust palvetasin ka sedasi, et kas või see 108 aastat tagasi, ütleme, et kui meile sünnib Eesti riik ja täna võime meelde tuletada Tartu rahu ja ajalugu tuleks tunda, kuidas see sündis. Me oleme palju tegelikult ära, meile meeldib nagu natuke ringi kirjutada. Meile ei meeldi rääkida sellepärast, et meie juhid olid alandlikud ja põlvil ja palusid Jumalat ka sellel ajal. Meile meeldib rääkida, et me olime suured rahutegid ja meil oli vägev sõjavägi ja me tegime ikkagi ära, et Venemaa oli nõrk ja me saavutasime selle asja. Ei, me saavutasime sellepärast, et me oskasime alandlikud olla Jumala ees. Ja vaata, aga me unustame nagu selle ära. Me kaupleme isegi sellepärast, et kui see teine asi tuli, et kas Savisaar või kes oli siis, et kõik kisuvad endale, et seda au, et oli see laulmisega või oli see Savisaarega või kellega iganes, kuidas me need asjad lahendasime. Tegelikult oli jälle, kes Jumal meile kinkis selle võimaluse. Ja sellepärast on niimoodi, et ei tohi nagu oma ajalugu kuidagi valeks kirjutada, seda tahetakse kuidagi nagu ringi kirjutada. Ja põhimõtteliselt on nii tähtis, et tegelikult lihtsalt ajalugu tunda, hakkad mõtlema, seaduse kordamine ja ta räägib, kuidas ma võtsin teie isa Abrahami ja andsin talle Iisaki. Poeg talle anti, mitte et ise ei tehtud, see oli suur asi, et nad said selle pojakese. Ja Iisakele ta andis Jaakobi ja Eesavi, said seal kohe 2 tükki korraga. Eesavale andsin Seirimäestikku, siis ma läkitasin teile selle Moosese ja Aaroni ja tõin teid sealt Egiptusest välja ja siis on niimoodi, et siis kuidas ma panin pimeduse vahele, kui seal mere ääres oldi ja viisin teid siis emorlaste maale ja andsin selle maa nüüd teie kätte ja kuidas oli, tuletab siin meelde Pileami lugu veel ja teatud selliseid momente ja siis on niimoodi, et ja siis ta küsib rahva käest, et mis me siis nüüd teeme. Et mina ja mu pere teenime Jumalat, et kas te olete ka valmis seda tegema. Ja rahvas tegelikult vastab, et nad on valmis tegelikult Jumalat teenima. Ja tõotavad nagu, ühesõnaga seda. Joosua tuletab meelde, et 200 teenida ei saa. Ja siis ta ütleb, kui ütleme, siin on, nad on juba tõotatud maal ju teatud aeg elanud. 24-23. Ja nüüd kõrvaldage võõrad jumalad, kes on teie keskel. Ja pöörake oma südamed issanda Iisraeli Jumala poole. Juba sellel ajal olid juba võõrad jumalad. Kuule, need meenekesed on ju nii armsakesed. Kui reisil käid, et saad mingisuguse asja tead, eks. Tead, et aga sa tood ju selle teise jumala endale koju. Joosua tuletab meelde, et kuule, ilusad küll, aga tead, kõrvaldage need asjad ära. Ja sellepärast on nii. Ja teate, kuidas siis lugu läheb? Ja Iisrael teenis 31 salm. Iisrael teenis issandat kogu Joosua eluaja. Nii kui ma algasin sedasi, et ühe inimese eluajaga tulevad piirid, Joosua eluaeg oli, sest ta suutis hoida, ütleme seda rida, et inimesed teeniksid. Ja siis lisaks olid need inimesed, ütleme, kes mäletasid nagu Jumala tegusid ja kes tundsid kõiki issanda tegusid, mis ta Iisraelil teinud. See hoidis tegelikult inimese usus. Ja vaata, kui meie järeltulev põlvkond Jumala tegusid ei näe, siis nad usku ei tule. Kui nad Jumala tegusid näevad, nemad tegelikult õige elab oma usust. Ja sellepärast need teod ja asjad, mida meie räägime, mina võin olla siin nõukogude aegsetele toetuseks. Praegusel hetkel oma piltide ja mälestuste ja rääkimistega, jumal lausa otse ütles,
sa jutlustad ühe teatud grupi jaoks, kes sust kõige rohkem lihtsalt aru saavad, et mul on seda vaja, räägi, jaga neid lugusid. sellepärast, et nemad nagu seda mõistavad, sest sa oled lihtsalt selle jaoks, sest sa oled sellest põlvkonnast, sa mäletad seda. Ja noh, sellepärast ma arvangi sedasi, et mul on väga lihtne minna Leed Jäävi juurde, 56 oleme mõlemad sündinud. Sest et palju asju, kui tema hakkab rääkima, ma saan aru, millest ta räägib. Et samal aastal sündinud, elanud nõukogude ajal, et meil on nagu midagi on nagu mõista, midagi on nagu üks ja oleme oma sõjaväed ja värgid kõik läbi käinud, need nõukogude aegsed ja teised ei saa seda mõista, kes nendest asjadest läbi käinud, ei saagi nõuda seda. Aga ja sellepärast on see nii, et me näeme sedasi, et need põlvkonnad elasid sellest usust, aga nüüd on niimoodi, et need, kes uued põlvkonnad on praegu sel hetkel, need peavad hakkama ise nägema neid Jumala tegusid, kuidas Jumal aitas, kuidas Jumal päästis, kuidas Jumal lähendas ja need hakkavad elama tegelikult sellest. Ja sellepärast kiitus Jumalale selle Joosua raamatu eest muutuste ajas. Ma usun, et siit oli mitu asja õppida ja juhtigu püha vaim veel, kui ise loete seda. Amen. Nii, tõuseme ja oleme palves. Isa, sa näed, olen ise olnud väga õnnelik ja rõõmus, kui seda raamatut lugesin ja neid asju nägin ja ma usun seda, et sa oled oma vaimu läbi saanud ka midagi elavaks teha minu õele ja vennale. Isa, sa täpselt tead, kes on täna olnud kuulajad ja kellele on midagi nagu kinnituseks olnud aga isa, ma tänan sind, et võime nagu näha seda, et palju on nii sarnast ka praegusel hetkel. Isa, me palume seda, et me juhid teeksid ausalt, et ei oleks vargusi, et ei oleks sellist kavalusi, et ei oleks mingisuguseid kavalusega lepinguid ja nii, nagu me oleme täna rääkinud. Isa, me palume seda, et me juhid kuulaksid sind, otsiksid juhised sinu käest. Isa, ma palun seda, et sina oleksid meie julguseks, et igasugune kartus ja hirm oleks kadunud. Isa, ma palun seda, et me ei teeks oma südameid kõvaks. Isa, ma palun seda riigile ja rahvale, aga ma palun seda ka igale usklikule. Ja sellepärast, isa, me täname sind, et me oleme täna võinud nagu neid erinevaid pilte, mida me nagu selle raamatu kaudu nägime, lihtsalt praegusel hetkel nagu oma silmade ees nagu vaadata ja olgu need õnnistuseks ja kes mida peab tegema. Isa, ole õnnistamas neid, kes peavad oma kodus altareid ehitama, mis on võib-olla nende laste päästmiseks, võib-olla ei ole nagu teist head lahendust, et ollakse nagu seal teisel pool Jordanit ja on vaja seda teha. Isa, ma palun seda, et need sünniksid, need kodukogudused ja asjad nagu sellisel moel, et lapsed püsiksid usus. Isa, me täname sind, et me võime praegusel hetkel seda paluda. Anna vanematele tarkust ja juhi sina kõiki meid, kes me siin ka tänasel hetkel nagu seda sõnumit oleme kuulnud. Ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aga isa, me palume seda, et nii nagu su sõna ütleb, igal asjal on aeg. Aeg on sõjal ja aeg on rahul. Ja isa, me tahame paluda seda, et tuleks see aeg, kus maa puhkab sõjast. Isa, me palume täna seda eriti ka Ukrainale, kus väga otseses mõttes. Palume seda ka Gazale ja nendele piirkondadele ja isa, me lihtsalt palume sinu armu, kus need asjad võivad uuesti nagu ühtäkki nagu puhkeda seal ka praegusel hetkel. Isa, me palume lihtsalt juhtidele praegusel hetkel lihtsalt tarkust, et nad teeksid sinu tahet. Isa, sündigu sinu tahe aastal 26 kõige paremal moel, kõige maade ja piiride ja kõige valitsejate ja kõikide osas. Isa, sina tõstad ja sina tagandad. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.